Nii. Kuidas on hommik? Minu jaoks on jälle mega vara. Õhtul ma vist jäin 1:30 magama. Nii et sama. Ma ootan teie vaheaega. Sellepärast, et see ebainimlik aeg ärkamiseks. Kohe annan süüa. Ja täna minu päev on täna selline, et kõigepealt Tallinnasse viin lapsed kooli, siis mul on mingi paus, siis ma lähen käin Margi juures, siis ma üritan saada kätte Merju ja ma tahaks minna tema juurde, sest mul on vahepeal paus. Siis ma lähen käin täna Dagmari juures meigis, sellepärast et mul ei ole ühtegi põhjust rohkem kui tänane mingi väikene õhtusöök ennast meikida. Siis ma saan kokku Kerliga, kes annab üle oma kinkekaardi, mis läheb meie jõululoosi ja teeb muuhulgas minust 1, 2, 3, 4, 3 pilti. Ja siis peaks olema Malju dinner, kuna Malju eile õhtul oli väga, kuidas ma siis selle kohta viisakalt ütlen, joviaalses töös. Siis on tema puhul oht, et ta järgmisel päeval kõik asjad kärssisse lükkab. Nii et ma olen selleks valmis. Aga noh, sellest ei ole hullu. Issi tuleb täna. Mu abikaasa tuleb täna. Ja siis me teeme midagi. Mingi õhtusöögi ikkagi. Kas me ostame teile pileti ära? Ei, ma ju tahan mõt koertele süüa. Kohe annan süüa. Koertel lihtsalt alles võtsin külmast, natuke läheb aega. Teie päev? Me lähen kooli ja siis meil on õhtul nii talveasi, talvepidu. Mis see talvepidu endast kujutab? Ma ei tea. Kas sa esined? Mina ei esine, keegi vist ei esine. Mis sa kaasa pidid võtma? Porga on teid. No vot, näed. Ikkagi emmest on kasu. Ma ei öelnud, et ei ole. Nii, ja sina, poja? Ma olen õhtujuht seal. Ei, ta ei ole see õhtujuht. Ta on important. Ei, ta on väga important. The Ma most olen meie important. esimese õhtujuht. Ta on, no näed, ma olen väga uhke. Paul paneb ülikonna selga. Vaata, et sa ei unusta, sina ei unusta ülikonda. Kuidas ma teen seda, et need halvaks ei lähe? Mis nad halvaks läks minna? Nad on ju koolis mul mingi lahti nagu kotist, mis meil on. Mitte midagi ei juhtu ühe päevaga. Nii, aga selge. Ühesõnaga siis päevake hakkab edenema. Jätkame sarjaga. Meie koerad söövad restorani toitu. Ja saate ei jõua ära oodata. Nii, teeme midagi kaunist. Okei. Ma ei taha see lähedalt näidata, see on nii õudne. Miks? See on koerale puhas hakkliha. See on superäge toit. Nii, ja ma teen teile restorani toidu väärilist katet. Nii, ühesõnaga. No, tulge siia. Malibu. Kus sa oled? Nii. Palun. Vaata, ma lihtsalt toit ära ei sööks. Ma ei hakka praegu välja võtma. Ma lihtsalt näitan, millised nad tulevad. No vaata, kui mõnus. Täh? Super nunna ja. Mega ilus. Ja. Aga ootan, millal ma saaks juba neid teha. Nii. Aga selge, viime praegu tagasi. Mina ikka olen harjunud siin elus, et nüüd poputatakse ja mulle söök ette kantakse. Kui Margot ei ole, siis ma leian järgmise ohvri. Viimasel nädalavaates juba tihedaks. Palun teie hommikusi. Aitäh. Nii, mis mulle siis serveeriti? Kohupiim puuviljade ja müsliga, jah? Jaa, et oleks valku. Süsivesikut ka natuke. Vähe rasvane. Väga tore. Peaks olema tervislik. Palun. Nii. Kalli. Jõule. Nii. One and only. Dagmar. Uus. Täna on natuke ilusam päev tulemas, ilusam õhtu. Märten kinnitas, et ka dinner toimub, aga mul oleks vaja siit sekund enne 4 minema saada, et ma jõuaksin 16:15 lennujaama, kus meil on lennujaama trammipeatuses pildistamine Kerliga.
Teil on õues või? jah, siuke kiir, ta läheb lennukile ja kuna ta annab mulle selle loosi kinkekaardi üle, siis meil on väike siuke ja kui ma Kerlit juba näen, siis ma tahan, et ta korraks pildistaks, et ei kasutaks niisama temaga kokku ei saa. Kuna ma olen ilus ka, muidu poleks veel hullu, aga... Mis sa selga paned sinna? Mul on need samad siuke pintsak. Nii et palun mulle soft glam ja... Saab. Nii, see on siis praegu enne pilt ja siis me teeme seda. Sul on enda pealt, põne. Issand, Dagmar teeb alati selle näo, mis mul tegelikult ongi sünnist saati. Lihtsalt seal Indrakul inimene on väsib ära talutööst. Oota, kuidas see käib? Jah. Väga ilus. Ja tule nüüd siia. Ja lisaks sain ma Dagmari nõusse ja ta osaleb ka meie jõululoosis, nii et Dagmari poolt siis läheb loosi hunnikus üks meik. Ja siis sa oled sama ilus nagu mina. Nii ja nüüd ruttu lennujaama, sest Kerli teeb must paar pilti. Kui mõtled, et tuled korraks pildistama, siis lennujaam ei ole ilmselt see koht, mis esimesena pähe tuleb. Aga kuna Kerli läheb, ma ei tea, kuhu ta lendab ja see oli ainuke koht, kus meil oli aega kohtuda, siis miks mitte. Võta. Need inimesed ei arvaks, et mul lollakas olen. Nii, Kerliga me saime kokku lisaks sellele, et mul on maniakaalne soov, et ta mind pildistaks. Nii, ja siis sa poseerid. Väga ilus oled. Väga ilus. Ikkagi see, et Kerli on ka meie jõululoosis, see on ka mega hea auhind, sellepärast et ma ei tea, et fotosessioonid on alati sellised kulukad ja 100 eurot kinkekaart tuleb meie jõululoosist ja minu jaoks on Kerli maksimaalselt kõige parem fotograf. No kui ma ikka minut enne lendu teen ära pildid. Jaa, okei, aitäh sulle! No see töö oli küll kiire ja korralik. Ja nüüd lähen, otsin üles oma musu. Me peaksime saama vist järvel kokku. Me olete ta juba, ma ei tea, 3 päeva näinud. Ei, 2. Kes seda mäletab. Igal juhul pikk aeg. No? Välismaalt tagasi. Mis sa tõid? Oota. Ei no kaubareisil toodi siis ainult mulli. Ma loodan, et see on. Ei, seal on seda aklihaga. Taaskohtumine. Normaalne näotooni vahe on meil. Kas oled vesinud ka? Ei ole. Meil grupeeringu liider armastab lilli. Kõige rohkem ma armastan seda, kui abikaasa on tagasi, siis ma ei pea ise autoroolis olema. Ja näita, mis me ossime. Ossime ju. Ma olen väga-väga kaua hoidnud ennast eemale sellest, aga ma olen 2 ööd maganud mingi 4-5 tundi ja ma tunnen, et ma olen nii väsinud, et sellepärast mind ei olnud kodus. Jah. Et kui me sinna õhtusöögile jõuame, et ma esimese asjana kohe magama ei jääks, siis saavaks mulle palun. Siis, see on poolik. Ma teen kohe teise lahti. Siis... Mul on sama asi. Ja ma siis lohutan ennast sellega, et kuna see on ikkagi ingveriga, siis see on ju väga... Tervislik, just nimelt on tervislik. Nii, aga me jätkame sõitu nüüd või lähme siis vaatame, mis sõbrad teevad. Mis siis viga on? Minu raamat. Nii, vaatame, kas see töötab. Kelle oma see on? Minu kirjan. Kirjutan pühendusega Margole. Pühendusega minu musile. Läbi une. Kas ei ole vaid sulle läbi? Pärast seda nalja, mis sa tegid, kirjuta Margole.
tõesti kirjuta Margole. Ja minu nimi unusta ka ära. oled, siis nad nagu ripuvad. issand jumal. Märtek, miks sa sol? ei, see on katuse äär. Miks ma üldse pidin need rinnad siia joonistama? Miks te survestate mind? Ma ju tegin kõike, mis te ütlete. Kas Karl kuuleb seda? Näed see tossu, mis tuleb? Meeldib sulle, jah? Kui tore asi siin jõuludel. Kuidas sul jõulupidu läks? Nii. On sellega miitmaal on. Kohe hommikul alustad sellise lõugamisega. Tupsukene. Lähme tuppa. Tule. Lähme tuppa. Nii, ma lähen vaatan kanad üle. Hommik ärkas sellise äratusega, et toodi Omniva tõi lastele või noh, meile tõi selle, mis need on, need suured ilutulestiku mingid karbid, kastid aastavahetuseks. Nii et pidin üles ärkama, aga aitab küll, kell on juba 9. Lähme vaatame kanad üle. No, Bruno tuleb oma kanakust. Mis asja sa kohe hakkad? Kas tahad minna korraks oma sõprade juurde? Kõik loomad on nüüd toimetatud. Jänkud on juba ära söönud. Villu viisin sinna kasti tagasi. Sest ta lihtsalt, ma ei tea, nokkis nõues. Las ta siis olla vähemalt toas. Ja kõigest tunnike läks selle peale. Nii et iga loom saaks oma tähelepanu ja temaga jutustada, siis peab aega võtma. Kõik loomad on süles. Malibu ära tee. Armsad ja hoitud. No väike kanapesu siin. Villu on natuke haige olnud, aga ta juba tunneb paremini. Ma vaatasin, et ta oli kasti peale hüppanud sinna nagu õrrele, et vaatasin, kas ma saan ta õue viia, aga otsa esine oli natukene sitane või ma ei tea, kana või selle rokane. See kast on vist liiga sügav talle. Tahab siit välja vaadata. Ei tea, või võiks ta õue lasta või? Kuidas tundub? Tundub päris ergas juba. Aga noh, las kuivab ära vähemalt. Mul muidu üldiselt see kanad toas poliitika on, et ei ole... Mida sa teed? Või tagumikus teisel. Aga noh, kui ta peab ära kuivama ja terveks saama, siis natukene ju võib. Kuule, Villu. Kuulge, jätke rahule, issand, teise tagumikus kohe. Jõuluks tuleb terveks saada. Säde ja Malibu, rahu. Las Villu olla. Säde! Mis sa teed? Säde, kas sa leidsid peika? See on Säde ema. Neil oli ju randevuu küll kunagi. Kuule. Kus sa nüüd käisid siis? Kus sa käisid? Siis kui meil kunagi oli see kutsikate tegemine, siis sellel ajal, kui Sky oli siin, siis tegelikult käis Sädel kosjas ka seesama puudel. Aga siis oligi nii, et kuni lõpuni me ei teadnud, kummad kutsikad tulid. Me olime valmis siis, vaata kuidas see puudli ja Malta segu on. Maltapuud. Me olime valmis, et tuleb maltapuu. Ja mis seal paistab? Seal paistab, et täna saab pidu. No väga uhke. Näete, kui tore taaskohtumine. See härra oli siis hädas oma bussiga eelmine kord, eks ju, mille siis
õigemini õudselt palju meie aitasime. Margo laenas Tommi seda traktorit, et sai välja. Traktorit ja Gert oli roolis ja aitas mind põllu pealt välja ja nii et. Väga tore, igal juhul aitäh teile ja annan edasi. Jäid jõule ja jäid pühi. Ja teile ka samuti kõige paremat. Nii, tupsud teie, tulge tuppa. Ja. No, nii tore, aitäh teile. Ja nägemist. Ja, aitäh. Nonii. Väike viski. Leidsime sahvri koristamise käigus nii toreda mälestuse minu 40. sünnipäevast. See läheb kokku selle albumiga. Ja mul on, ütlen ausalt, ma saan ju tegelikult nüüd juba 43, aga mul on ikka selle vanusega, selle 4-ga selline tunne, et kui ma kirjutan seda, siis see on nagu kehaväline kogemus. See ei ole minu vanus. Ma ei tea, kelle vanus. Tuuli! No? Kass on rüvetanud teie pildialbumeid. See Riia siit on kõik on nurka täis. Aga... Selle ma viskan kõik ära, aga ma ei ole... No ja neid me ei saa visata. Esiteks on need liivi omad. Need tuleb kõik tõsta kõrvale. Meile tulid järsku ootamatud külalised. Nii, väga tore. Tere, astuge edasi. Pikalt, ma olen tühjade kätega. Ja, ega me anname ka teile ainult kohvi. Tema on nagu nüüd, kui teda sülle võtad, siis tema on 8 korda raske, mis asi sul siin peas on. Mis kuradi asi see on? See on mingi küüs. Jaa, kellega sa kakald oled, kuule. Ja vaata, tal on nii huvitav selja peale, et võtsaks, et nagu kaks vilti minema. Pulstanud või midagi. Nii suur. Teda on alati nii raske filmida, ta ei paista välja. Mis siis see tegi? Kuule. No mida sa lakud samal ajal? Sa ahistad teda ju. Valita tule ära, see on nüüd toitu. Näed, praegu läheb rosmariin ja piparmint, jah. Nad ei tee teist nägugi. Illu, sa oled nii tubli ja söö, muidugi söö. Kohe peremees tuleb ja siis ma pean su õue viima. Ikka või? Aga tule vaata, mis meil siin on. Ja, aga ta on väga hästi tunneb ennast ja ma lihtsalt tõin, et ma jälgiksin teda. Nüüd ma tean, et ma saan ta varsti õue viia. Margo on kategooriliselt vastu, et õueloomad käivad toas. Ma ei võtnud teda voodisse, ta on diivanil. Tšau, kallis. Kas sul hakkas nüüd vaheaeg või? Palju õnne. Sa oled nii väsinud moega. Ja vaadake siis veel siin kaeraelbe huvilisi. Päriselt või? Malibu. Sa hakkad emme kombed üle võtma. No, kullakesed. Kõik ilusti rivis. Kes see on? Uus loom. Ma tõesti loodan, et see on Villul nüüd söögijärgne rammestus, aga no, ma ei tea, see ei ole päris normaalne, et kana niimoodi magama tahab jääda. Oh. Häda selle loomaaiaga. Paide keskväljak. Täitsa nunnu. Väike, aga tubli. No küll on ikka ilus, kui auto on pestud. Oih, suurepärane parkija. Ja nüüd ma saan kätte paki otse Austraaliast, mille Kaarel saatis. Et õigemini see on pakk, mis tuli Austraaliast ühe kena neiu abil Eestisse ja siis ta pani selle meile pakiautomaati, nii et, ma ei saa öelda, kes saab siit ühe toreda jõulukingi.
nii, abikaasal oli mingisugune soov köögis toimetada. Mul oli lihtsalt soov, et see, et ma pesin, täna tõin 2 kilo veisupõske. Homme meil on ratsaresto. Need ma teen korralikuks päevaks. Näitan teile. Tšabata. Lihtne asi. Ilusale punasele kalale alla. Selle nüüd viilutame ära, teeme talle sinna väikse munakreemi alla ja ongi hästi äge suupiste kõikidele poistele, kes on kaasa aidanud sellele Sarikal peole või Sarika peole. Maja ehitusele ikka, seda No, näiteks. Ja abikaasa on mul võtnud paar pitsi viina meestega juba, aga Kahjuks see möödub äsmata sellepärast, et see käib Sarika pea juurde. ja. Tundub, et meil on siin majas kordamööda pidu. Minul oli eile ja Margol on täna. Aga ma lähen otsin praegu keldrist seda alkoholivaba džinni, sest et ma tahan ju proovida oma kurgikuubikut, jääkuubikut. Seda alkoholivaba mulli mul on, aga džinni peaks ka olema veel septembrist alles. Näed, lähebki loosi jälle. No, korralik valik, see vist oli parem neist. Tahtsin täpsustada ka seda, et meil ei ole täna kanaristseid, kuna Villu vaakus niimoodi hinge, et mulle tundus, et ei ole praegu õige aeg kanalas pidu pidada. Aga küll need tulevad. Hästi on jäänud see telefon siia rippuma. Viskasin Margo laua pealt ära, sest ma tahan hakata oma kokteile tegema seal. Õnneks on ta mul leplik. Oi, kui ilusti. Ütleme nii, et kalaga ei koonerda. Ma tahan ka ühte. Nii, meestele üks ports, ma arvan, et viinakõrvale tundub maitsev, et see ja kindlasti unustage piipart. Võite kõrgete aastaga on suur lauda, et oleks maitsev. Ma pean saabrisse minema selleks. Väga ilus, väga uhke. Ja see on nüüd siis esimene amps lihtsalt, ma aru, jah? See on esimene amps. Mis sa loobid siin? Mul kukkus. Okay. Kas ma saan ka ühe keedumuna süüa? Muidugi saad. Väga tagasihoidlik noormees. Mida? Ainult ühe keedumunaga oled rahul. Miks ei nädalast rohkem? Sul hakkas vaheaeg ju? Ei. Ei hakanud või? Jah, sul on üks päev aktus. Esmaspäeval pead kooli minema või? Aktus, jah. Okei. Ei ole läbi. No, tule siia siis. Mis sa tahtsid teha? Ilusaid pühi kõigile. Issand jumal, sina lähed nüüd sauna ja jood vett. Kallis. Keegi peab vist korralik olema. Ilmselgelt, jah. Nii, kätteni jõudnud reede õhtu. Ja nüüd on õige aeg proovida, mis nendest jääkuubikutest sai. Minu nimelt on see. Ja see on mimosa jaoks, see on gin tonic ja see on lihtsalt ilu pärast. Ja kuna minul eile oli juba pidu, siis täna meil on 0-0. Nii, aga alustame mimosast. Nii, kuna need jääkuubikud on üpris, sellise kuju suurusega siis, et neile sobib, see on ülihea klaas. Sellist klaasi saab, sellise kujuga klaase saab igalt poolt, siis ta jääb nagu täpselt õige suurusega. Katki natuke, jah. Nojah, ma praegu nii. Ma saan ära näidata ikkagi. Ja minul on siin üks alkoholivaba 0-0. Barbara, ma ei suuda kunagi. Barbara, ma ei suuda kunagi seda nime normaalselt lugeda. Nii. No. Kas võin pauguga teha? No tee. Oota, aga Mari magab. Tee vaikse pauguga siis. Teen siis väikse pauguga.
jube vaikne pajuk. Paulile väga meeldib see. Nii ilus. Nii ilus. Palun. Teie jook. Soovid jõululauas ka seda? Jah. On siis gin tonic. Nii. Ja selleks on vaja teil ginni ja toonikut. Milline sinna läheb? Ah? Milline siin nendest läheb? Purgi see. Nii, näete kui ilus jää. Oi kui ilus. Ja siis läheb ginni. Noh, 4 senti. Oi, ma ei tea kui palju siia läks. Aga see vaba. 6. Nii, ja tule nüüd vaata lähivõte. Kui ilus see on. Kannad võtti klaasi, wow. Vaata kui ilus. Minu arust see on super, nonju. Minu mõned palju parem välja. No lööme kokku. Nii, et ma tahan nüüd näha kõikide teiste jääkuubikuid ka. Cheers! Võime nüüd kassiga videole saada. Kui ta vabatahtlikult ei tule, ega ta siis liiga kaua ei püsi. Nii, kohe. Nii, ma sain sellise märkuse või vihje, et me peame neid kommentaare rohkem edasi-tagasi laskma. No see on küll üldse levi. Sellepärast, et need, kes on kõige tublimad esimesed kommenteerijad, siis nendest ma lähen alati kiiresti üle. Nii et nüüd ma... No see ei ole ju selles järjekorras, on või? Ma ei tea isegi ausalt, kuidas see järjekord on. Aga, ja oota, tahvlaab natukene. Lase ennast natuke armastada. Kui ilus kass. No nii ilus kass, jah. Nii, et ühesõnaga teeme siis nii, et natuke kauem laseme neid edasi-tagasi. Sina... Speed upi. Jah, speed upi seda osa. Ma teen edasi-tagasi, et kõigepealt ma üritan lõppu jõuda. Ja siis... Nii, ja nüüd... Stopp. Nii. Marit Soodla. Täiega idee, proovin järgi. No anna siis teada, kuidas välja tuli. Nii, mitmes see oli nüüd? See on vist... 17. Sinu loosi number on... Oi, kui must koer. Nad tulid uuesti, jah. Nii, igal juhul läks teele. Ja homme meil on väga jõulune päev. Me lähme pähklipurejat vaatame ja meil on esimene perekondlik jõulupidu. Ja ma loodan, et ma jõuan natuke siis seda teile ka jagada. Igal juhul homme näeme.